Jatskaar 25. Ja ongi käes aasta 2014 ja Jatskaar tähistab 25. sünnipäeva. Elagu festival, elagu muusika ja muusikud ja kuulajad ja kogu see rõõm. Sünnipäeval tavatsetakse ikka soovida õnne ja vaadatakse ajas nii tagasi kui edasi. Päevalehe LP pani Anne Ermi sõnad paberile. Ma olen öelnud, et Jatskaar 25 on lähedal ja katsume selle ära teha. Läheme üks päev ja üks aasta korraga. Me kaugemale ei mõtle ja võib-olla, et ei elagi nii kaua. Tiit Kusnets tuletab Jatskaarest kui nähtusest rääkides meelde üht Kosma Prudkovi elu tarka vana tõdemust. Mida siiapoole, mida uuemasse aega, mida lähemale olevikule, seda laia haardelisemad, mitmekesisemad ja värmikamad on kavad ja seda tegelikult keerukam on ühel inimesel, kes ei ole otseselt korraldaja ja kõige sellega otseselt kokku ei puutu. Lihtsalt kuulajana on seda kõike, no ikka see vana Kosma Prudkovi tõde tuleb meelde, et ei saa emmeldada emmeldamatult. No ei haara kõik enam. Ja see on pigem kompliment. Eero Raun, kes ise käis korraldustiimis osa Jatskaare teekonnast kaasa, vaatab Jatskaart maailma kaardel. Õigusega vaatab. Juba alates esimestest festivalidest. Need olid kindlasti teed rajavad ja niimoodi on see läinud, et see teed rajav roll 90-ndatel siis kõigepealt garanteeris Jatskaarele selle staatuse, et ta muutus Baltimaade juhtivaks festivaliks oma valdkonnas, siis ma usun, on see kandepind aastatega veel laienenud. Nüüd see rahvusvahelisus ei olegi enam tingimata selline ambitsioon, mida on vaja igal aastal uuesti saavutada ja endale tõestada, et kuidas Eesti ikkagi on ka maailma kaardil. See on juba loomulik osa, see on üks paljudest aspektidest meie avatud rollis maailmas. Ja on loomulik ka see, et Jatskaar suudab ikkagi jätkuvalt pakkuda jatsu maailma parasjagu kõige paremat kvaliteeti, et me oleme ses mõttes kuulajatena selle festivali poolt aastate jooksul üksjagu ära hellitatud. See Jatskaar on olnud selline festival, mis algas tohutust entusiasmist ja seda entusiasmi on vaieldamatult vaja ka tänastel korraldajatel, aga hästi tore oli nii enda kui ka teiste peal näha, kuidas sellele entusiasmile aasta-aastalt lisandus ka teatavaid professionaalsuse tunnuseid. Ja ega teistmoodi ei saanudki, sest ega ka publiku usaldust ei saa ju petta. Jatskaar on suurepärane festival ja tänaseks, kui Jatskaar on saanud ka sellise aastaringselt toimiva managemendi ja kontsertide graafiku, siis ma olen uhke, et ma elan Eestis, kus korraldatakse Jatskaart. Siit otsast vaadates sinna kaugemasse aega, kui Jatskaared alles algasid ja vaadates neid erinevate aastate kavu ja tuletades meelde, on selline kummaline kaksipidine efekt. Ühtepidi, mida lähemale ajas praeguse ajale, seda justkui rohkem nad ühte udusevalt sulavad kõik need erinevad aastad. Seda vähem justkui esimese hooga vähemalt mäletad konkreetseid eredaid sündmusi, mis näitab ilmselt mitut asja. Mitte ainult seda, et enda mälukene on kehvakesem järjest, vaid ka ilmselt seda, et kavad on viimastel aastatel olnud järjest laiaulatuslikumad, järjest mitmekesisemad, järjest kirjumad. Teistpidi, vaadates sinna algusaega, kõige esimestesse aastatesse on mõnede kontsertite muljed on väga eredad, aga neid ei ole väga ohtrasti. Sest esimesed Jatskaared, kus ma käisin ikka Tartust tulnud kuulajana, paljasjalgse kunstihuvilisena, mõne üksiku kontserti jaoks oli ainult raha, kuhu pilet osta. Ja mäletadki mõnda üksikut kontserti. Aga sellest nagu eredalt. Sest mul on väga selline tunne, et see puise rõdu ääre maitse, mis jäi istumisest suhu, kui sai kuulatud Ray Andersoni kontserti kõige esimesel Jatskaarel. See on ikka väga ehedalt sees, tuleb väga ere ette. See oli Sakala, tollel ajal uusmaja, suurmaja, mida nüüd enam ei ole. Ja teisi üksikuid kontserte meelde tuletama hakata tõest esimesest aastast on isegi tegelikult raske. Aga küll on mul see
imelik võpatus käib läbi, kui ma vaatan esimese aasta kontserdiprogrammi ja neid kontserdikohti. Mööda on näinud veerand säändiga muutub palju, mõned asjad tundmatuseni, mõni koht Tallinnas tundmatuseni. Neid kohti, kus tollel ajal kontserdid toimusid, pole praktiliselt vähemalt kontserdipaikadena ega nende nimedegi all enam alles. Võta või kirjastus Valgusbaar, seesama Sakala uus maja, linnahall, restoran Mana Toomas vist isegi oli selline koht, kus tehti kontserte. Ja vaata veel neid ja saad peaaegu pool tusinat kokku. Pole, olid kohad, enam ei ole, vähemalt kontserte seal ei tehta. Küsimus Raul Saaremetsale, kas tema pärast 90ndate legendaarset džässreive, millega ta isiklikult ja vahetult seotud oli, on Jätskarel toimuval klubilisel tantsutegevusel kõrva peal ka hiljem hoidnud? Ei, ma olen ikka käinud ju olulisi artiste vaatamas džässkaarel, aga ma mõtlen üsna halvasti sellest tegelikult. Ja see ei ole loomulikult Jätskaare probleem või süü, see ei ole Anne Ermi süü. Anne Erm teab seda omast käest, et ta võib mõne väga hea artisti tuua siia ja selle asja nimi ei ole Jätskaar ja seal on võib-olla maksimum 100 inimest. Ja kui see samane artist on Jätskaarel, siis on majarahvast täis, et see kaubamärk on nii tugev, eks ju, et see toob ka selle kord aastas džässi peale mõtleva inimese või nüüd muidugi džässkaar toimub, eks ju, sügis, džäss, kevad, džäss, jõuludžäss, see toimub nii palju, et eks Anne on aru saanud, et peab džässkaar juurde panema, siis tulevad inimesed kontserditele, paratamatus. Aga ma olen natuke nagu pettunud Eesti publikus selles mõttes, et käiakse pigem selle nime pärast. Ma tean ka omast käest, eks, et ma teen Mutant Diskot juba nüüd, mis 16. aasta läheb, et kui me sama artisti tooksime klubisse, aga ei paneks ürituse nimeks Mutant Disko, vaid lihtsalt on selle artisti nimi ja meie nimi seal kuulutusel, siis sinna eriti tule kedagi. Aga kui kirjutab Mutant Disko, siis tulevad. Et see on nagu kurb. Kas võib olla tõene väide, et džässreivi impulsid ning Raul Saaremetsa kontaktide tegevus selles liinis mõjutasid kuidagi ka järgnenud muusika arenguid Eestis? Saaremets kehitab niisuguse küsimuse asetamise peale õlgu ja tema nägu ei väljenda erilist optimismi. Ma ei tea, minu arust Eesti see jatsi skene või öeldakse nii või liigub kuidagi omas imelikus akadeemilises maailmas, et on jah, seal tekkinud mingeid ka selliseid asju, mida kuidas ma nüüd seda ütlen, Eesti džäss on kõik nii akadeemiline kuidagi olnud alati, et ta on nagu kartnud neid igasugus samplereid ja selliseid asju, mis ei ole siis sellised traditsioonilised. Ühesõnaga, ma ei tea, mul on kogu aeg selle Eesti džässi suhtes olnud selline suur eelarvamus, et nad on selline tagurlik seltskond. Mina just imestasin, et miks nagu nii vähe on Eesti džässi, näiteks kas või samane Beatles on mõjutanud. Ega see on päris puutumata ka ei jäänud, ütleme, Villu Veski tegi omal ajal mingid trummi ja bassi võtmes asju ja Alex hiljem on tulnud ka ju tegelikult täitsa moodsaid džässmuusikuid, aga tihti on ikkagi jäänud mul see mulje jah, et kui meil on täiesti tõsiselt võetavad black metalit või siis mingit indie-rocki, siis kuidagi jatsu koha peal kuidagi nii tagurlik on see olnud. Muus muusikas me oleme ikka suhteliselt kaasaegsed ja esirinnas ja näed, just saime jälle, eks ju, Grammy ja meil ei ole võrdset koorimuusikas, aga ma ei kujuta millal Eesti jats sinna jõuab. Popmuusikat juba suudavad eestlased kirjutada sellisena, mis saavutab Briti jõulu number 1 näiteks, eks ju, Kerli kirjutas loo. Briti number 1 omas vallas on, jõulu number 1 on ikkagi üks tähtsamaid trofeesi, eks ju. Omas võtmes ikkagi absoluutne tipptase. Saksofonist Raivo Tafenau vaatab läbi muusiku prisma. Aga meil tõesti jätsumeestel pole kunagi olnud sellist Tartu levimuusikapäevi, kus minu meelest oli selline kultuurinišš või kõik see kultuur
muusikaväline ka, ega see muusikaväline olukord, see seltsielu seal, mis seal Tartus ikkagi toimus, kuna see oli Tartus, siis kõik jäid ööseks sinna, see oli niisugune suur globaalne niisugune pidu. Et sellist asja pole olnud. Isegi ma mõtlen, Jätskaar on alati olnud niisugune Tallinna keskne ja muusikud on alati ju läinud peale kontserte koju, aga näiteks praegu on võib-olla natukene sellise sotsiaalse poole pealt ka asjad käima läinud, on see Sõru Jazz, mis on suvel, mis teeb Guido Kangur, et seal on sama asi, et seal viimane kontsert lõpeb nii hilja, et keegi koju minna ei saa. Et siis tekib selline mõnus sotsiaalne elu sinna külge. Et see on lahe tegelikult. Jätskaar kahjuks suures linnas ja need asjad nii ei õnnestu. Muusika annab ja võtab, mängib ise ja kuulab teisi. Milline on palju kordi ise Jätskaral musitseerinud kitarrist Ain Agana suurim festivali elamus kuulajana? See on praegu mõttekoht. Nagu ma ei ole ette valmistanud sinu küsimustel, et mis ongi ühtepidi tore. Et seda ausama ja adekvaatsema ja impulsiivsema vastuse ehk saada, aga esimene vastus on, et mul ei ole sellist wow-efekti olnud, mida ma kohe ütlen sulle, et see kontsert oli see, mis on mul elu lõpuni meeles. Ja seda lihtsalt sellel põhjusel, et näiteks 2 kontserti, mida ma olen saanud selle sama aja sees välismaal kontserdid kuulates. Üks neist Leedu Maamat Jazz Festivalil Bill Friselli kontsert ja teine 2002. aastal Stockholmis Pat Metheny Group kontsert, mis on oma jõu ja kogu selle täiusega. Nad on lihtsalt seganud mind mingis mõttes isegi elamast, et nad on nagu pannud nagu kontserti elamusena märgid maha minu jaoks. Veel üks muusika vaatenurk. Kitarrist Mart Soo räägib festivalil publiku rollis saadud ületoosist. Ma ei usu, et on olemas festivali, kus on artistid, kes huvitaksid kõiki muusikuid või kõiki publikust, et seal on kindlasti tuleb teha oma valik ja tegelikult on võimalik ka muusikast saada ületoos, et sageli ka kuskil väga heal festivalil olles on ikkagi mõnikord väga kurb tunnistada, et kui see on kuskil mingi 3. või 4. kontsert päeva jooksul ja ma annan endale aru, et esinejad on fantastilised, aga mul lihtsalt enam ei mahu see informatsioon ajusagaratesse ära, et ma pean minema kuhugi välja ja lihtsalt vaikust kuulama vahepeal. Raivo Taffeno on kuulajana Jätskare kontserte jälgides vaadanud ka seda, kuidas käituvad inimesed tema ümber, teised kuulajad. No ma olen tegelikult väga palju käinud vaatamas küll kontserte, nii palju kui ma saan. Kuna ma ise loen ennast ikkagi jätsmuusikuks, siis igasugused sellised kontserdid viimasel ajal nüüd Nokias ja kus on välja müüdud, eks need ikka tegelikult erutavad. Tegelikult on see muusika, mis ma teen ja ma vaatan, kuidas järjepidevalt kogu aeg inimesi tuleb juurde, kogu aeg tuleb juurde. Jõulujätsil müüakse mitu kontserti täissaalile ja siis on see merepaviljon, seal on täiesti umbe müüdud ja see tekitab sellise mõnusa elevuse või kuidagi sellise erilise särina. Et ma käin ka aeg-ajalt klassikakontserdil Ersot kuulamas, aga ma kuulan seda muusika pärast, aga minus ei tekita see nagu neid muid emotsioone või kuidagi Jätskaare kontserdidel alati on midagi veel juures, mingisugune selge seletamatu võdin või on sees. Ja loomulikult, kontserdid on head, Jan Karbariki mäletan väga hästi mitmeid kontserte, kus ma olen käinud. Ma ei hakkagi neid praegu isegi ei mäleta, et ma olen väga häid emotsioone saanud kõikides kontserdis praktiliselt, mis ma olen vaadanud. Ja see muusikast saadud ja festivalilt leitud võdin hiljem ega. See jääb, hakkab toimima nagu magnet, mis kogu aeg kutsub tagasi. Raivo Taffeno jätkab. See võdin ongi minu meelest see valem. Vaata, et see, ma võin ükskõik mida vaatama minna ja mulle võib-olla isegi mitte meeldida, aga see võdin jääb. See jääb nagu sisse või kuidagi see isegi kui mul see artist jätab külmaks. Aga see kogu see muu asi siin ümber, see on Jätskaar, see on jazz,
see on see, mida ma tahan elus kõige rohkem teha. Ja see võdineb alati, see on mõnus, positiivne võdineb alati. Siim Aimla räägib sellest, mida hea muusika inimesega teha suudab. Ka tema on kuulaja rollis hoidnud silmad ja meeled uudishimelikult lahti. Muusika räägib ikkagi inimestega puhtalt emotsiooni keeles. Ükskõik, kas ta on magister või on ta täiesti muusikakauge inimene. Ma olen enda jaoks, kui ma olen käinud kontserdil sõnastanud niisuguse asja, et kui kontsert on hea, siis kui ma tahan väga, siis ma hakkan pärast seda analüüsima, aga siis mul nagu mõte üldsegi nagu ei tööta. Kui on väga hea kontsert, ma lihtsalt lasen enda selle sisse ja kõik on väga hästi ja ma olen õnnelik. Kui kontsert on kehv, siis ma hakkan kohe mõtlema. Oot, mis see nüüd on? Miks mulle see nüüd ei meeldi? Et miks me mind ei puuduta? Aha, see on see. Et ühesõnaga, kui on ausalt ja hästi tehtud muusika, ma arvan, et see läheb nagu kohe kogu kehasse laiali ja no lõpuks jõuab mõistuseni ka, aga põhimõtteliselt ikkagi ta tekitab õnnetunnet. See võiks ju vähendada seda muusika väärtust, et kuidas on niimoodi, et ei ole üldse nagu intellektuaalne ja mõistuslik. Loomulikult see on seda ka, aga ma arvan, et selles ei ole midagi paha või ta ikkagi eelkõige peakski rääkima niisugustest asjadest, milleni sõnaga võib-olla ei jõua. Sõnaga jõuab igale poole, sõnal on väga tohutult suur võim, aga muusika räägib niisuguse kohaga, kuhu sõnaga ei pääse ja see on väga oluline. Ma isegi leian, et see on nagu hädavajalik, et ega niisama pole hakatud ju muusikat tegema. Et see on ikkagi üks inimeseks olemise ja nii-öelda kultuuri üks väga oluline väljendus, et kuidas see muusikaline, see järjepidevus nende Koopa elanikega, aga on, et keegi hakkas kuskil trummi taguma mingisugust kõrt puhuma ja siis tuli mingi heli. Aga põhimõtteliselt see on ikkagi tänapäevani kandunud see suurel määral läbi muusika, see inimeseks olemise teadus ja inimeseks kasvamine aastani 2013. Ma ei tea, kust aegade hämarusest saadik, et ma arvan, et suures osas heas muusikas räägivad meile need esiised ja kõik asjad kaasa. Et see on väga oluline. Mõne kontserdiga on ikka nii, et see emotsioon on kohe ikkagi täitsa, ta mõjub nii füüsiliselt, et vähe nagu unustad hingata või midagi sellist. Ja see on mitu aspekti, see tavaliselt see pilli valdamine, kuidas inimesed, see puht nagu tehniline oskamine, see on väga tore. Bändide puhul see omavaheline koosmäng ja seal on mitmeid ikkagi puht tehnilisi asju, mis on staaridel alati paigas. See täpsus, nagu tippsportlastel on see tehnika täpsus, et ta saab oda nii kaugele ütelda, kui ta viskab. Aga see koosmäng ja see, kui musikaalselt, kui hästi nad näiteks teise improvisatsiooniga tulevad kaasa ja džässmuusika puhul see hetke tabamine on ju väga oluline, et keegi improviseerib ja kuidas seal sünnib kindlasti igal kontserdil täiesti erimoodi teos sellest kirja pandud loost tänu improvisatsioonioskusele ja tänu kuulamisoskusele ja tänu sellele, et ansambel on õppinud koos mängima, et neid hetki on ilus vaadata, sest et džässi kontserti puhul on see, iga kontsert on kordumatu, mis ongi võimas, mille pärast seda muusikat tasubki teha ja kuulata. Kuidas ja millisel kombel kandus kõik see, mis Jätskarelt ja mujalt on saadud, ühe muusiku kogemuste pagasisse? Bassimängija Toivo Unt jagab kogetut. Me teeme seda tegelikult sisuliselt alateadlikult. Kogemuste pagas ei ole niimoodi, et teed ühe sahtle vahel lahti ja võtad nüüd siit selle ja siit kolmanda. Aga need hilisemad projektid, millest ma olen osa võtnud ja mida ma olen ka ise püüdnud teha, siis alateadlikult kasutad neid kogemusi. Ja loomulikult, ma ütlen, et minu jaoks üks suuremad töid on olnud seesama Pori Jazzfestivali lepinguline bassimängija olla, siis ka seal sai kõiki neid kogemusi ja ütleme muusikalisi sõnas elamusi alateadlikult kasutatud. Ma ei saa öelda, et see on nüüd konkreetselt siit või sealt või kolmandast kohast, aga igal juhul see mõjutas. Muusikal on energeetika, ütleb kogenud lavahunt, bassimees Toivo Unt. Ning publik ja muusikud on tema arvates selles asjas vägagi koos. Eks seda ole püütud defineerida igatepidi.
aga ma arvan, et see on vastastikune energiavahetus. Ma ei taha seda üle käsutada, aga minu jaoks on energeetika, mis lavalt tuleb, mis on eelkõige, ütleme, koosseisu. Ükskõik, kas see on duo, trio või big band, see energeetika, mis seal sees sünnib, kui see jõuab publikuni ja sealt tuleb uuesti tagasiside, siis see tunne on muidugi kirjeldamatu. Ja jällegi, ma mäletan siin 30 aastat tagasi, et publik ei jaga seda, tegelikult ma olen jube kihvt ja nii edasi. Tegelikult ei ole. Kui see ikkagi publikuni ei jõua, siis see ei tähenda seda, et sa pead mingit allahindlust tegema. Võtame kas või klassikalises muusikas, võtame jällegi, mis täna on aktuaalne, Pärt. Selleks ei pea olema kõrgharidusega muusik. Sa ei pea nendest asjadest, kõikidest nüanssidest aru saama. Aga sellel on fantastiline mõju. Ma leian, et džässmuusikal on täpselt samamoodi, et keegi ei hakka ju saalis lahkama või kui sa lähed kontserdis, sa ei hakka lahkama selle teist või kolmandat tehnilist nüanssi. Sa saad selle elamuse ja mina nimeta, see on minu isiklik arvamus, kui sa tunnetad ära selle sinise vine, mis seal saalis hõljub, siis seda defineerida on praktiliselt võimatu. Ja tulemus on mõlemapoolne. Tulemus on see, et sa tuled lavalt maha ja sa elad selle lummuses veel väga pikka aega. Ain Agan ütleb, et tema kontakt muusikaga on kasvanud koos kasvamisega kuulaja suunas. See muusika on ühine tegevus, ütleb ta. See on täpselt nagu niimoodi kasvanud, et nii nagu sa oma tasemelt ja kogemuselt arened, ei usalda iseennast ja sa ei julge, ma meenutan mingid sellised algusaasta mängid, sa ei julge isegi publikus või mõnikord vaadata, et mis nad nüüd arvavad minust, proovida oma asja ära teha, lõpetades selleni, et sa lähed nagu praegusel hetkel sa lähed lihtsalt lavale ja isegi ootad, et see väike selline värin tuleks sind kõditama, et saada nagu sellist elektrit ikkagi seal natukene nerveerid ja vabistad, et pigem nüüd on niimoodi, et ma ootan seda, et see tuleks ja kui see on nagu õiges vahekorras harjutatu ja see olukord, kus sa oled ja publik, siis on nagu maksimaalne, siis on super. See ongi võib-olla see, mida ma olen nagu rohkem mõnikord mõelnud isegi kui mis on samamoodi museeriumis seganud, aga ma ei saa seda päriselt öelda, et ta on nagu seganud, sest see ongi kinni minu tasemest olnud, et ma olen nagu kasvanud, aga mõte on selles, et loomulikult on publik tähtis ja see on nagu ühistöö, eks ole. Et publikuga algus ei olnud kontaktis, sest et ei teadnud isegi, kes ma olen. See kasvas ja see publiku olulisus kasvas sedavõrd, kui palju ma hakkasin ise ennast usaldama ja väärtustama, et pigem nagu selline mõtlemine. See on naljakas asi, et ka seda tegelikult laval tunneb, kui me jätame selle aplausi ja kõik kõrvale. Seda laval tunneb õudselt hästi, kas inimesed elavad sulle kaasa, et kas nad on soojad või nad on külmad. Ja tihti peale see on, ma arvan, et see on vastastikune ikkagi. Et sellest saab aru ja ma arvan, et see on alati sellest muusikust sõltuv ikkagi või nendest muusikutest või sellest kooslusest sõltuv. Mina usun tugevalt sellesse, et publik tahab näha seda, kui muusikul on laval hea olla või bändil on laval hea olla. Kui bänd saab laval omavahel hästi läbi, isegi kui ta publikuga sugugi pealt näha ei suhtle, aga neil on omavahel seal jube hea olla, siis seda on endal nauditav publiku poolt vaata ja mulle selle tajuvad kõik ära. Isegi teinekord niimoodi, et kui see muusika või see stiil või mõned lood nii kangesti ei meeldigi, aga kui sa tunned seda heaolu energiat ja seda mõnu, mis nad saavad ise sellest pillimängust, siis see nakkab kõige rohkem. Linnaleht trükkis ära, kuidas Siim Aimla on laval näinud Jatskare publikut. Ilmselt on tegemist intelligentsete inimestega. Nauditakse küll muusikat ja ollakse vaikselt vajustunud, aga tavaliselt ollakse siiski kainemad kui rockifestivalil ja vaos hoitumad kui kirglik jalgpallipublik. Autosid Jatskare publik üldiselt ei süüta. Üks küsimus Siim Aimlale oli selline, kas on temal kui muusikul Jätskarele edaspidiseks midagi soovitada või soovida?
ja ma tean, et paljud heidavad ette seda, et mõni artist ei ole piisavalt džässilik ja et liiga vähe võib-olla Eesti inimesi on seal esinemas ja nii ja naa. Vot mina ei oska seda öelda, sest et festival peab ühest küljest olema rahvusvaheliselt kõrgel tasemel, et seal peab olema väga suuri artiste, peab olema neid inimesi, kes selle rahva kokku toovad, mis võivad olla siis natukene rohkem siis kas popi või rocki poole pealt. Minu arust see ei olegi patt nii väga hirmus. Õnneks džässi mõiste on nii lai, et väga vähe leidub niisugust muusikat, kus üldse seda džässiga kokkupuut ei ole. Mina ei julgeks küll ühtegi nõuannet või ettepanekut selles mõttes teha, et ainus soov on see, et kui see asi lihtsalt jätkuks. Sest et see on andnud, ma arvan, Eesti publikule ikkagi väga palju rikkust juurde, rääkimata muusikaõpilastest ja muusikaüliõpilastest. Aga ka teine pool, et Eesti on saanud välisartistide seas niisuguse maine, kuhu hea meelega tullakse ja see on juba väga kõva sõna. Et Randy Brecker läheb New Yorki ja talle helistab võib-olla, ma ei tea, Chick Corea küsib, et kuule Randy, sa käisid, mis asi see on, mis Tallinn, mis asi see on? Ja ta ütleb, et mine, see on lahe festival, see on väga tore, seal on head muusikud, mine mängi. Ja sealt hakkab kõik peale ja siis on, ega see džässiringkond ei ole ju maailmas ka, see tipp ei ole väga lai. Kui mingi riik või mingi festival saab sihukese maine, et seal on hea käia, see on väga oluline. See mõjutab terve maa mainet ka, et see on, kõik on ju pisiasjadest loos. Jatskar 25. Ja viimane otsustav sõna jääb loomulikult Jatskare 25. sünnipäeval Anne Ermile. Mul on väga hea meel, et nii palju muusikuid on osalenud ja meil on olnud väga hea ja truu publik. Ja loomulikult see kõik ei saaks toimuda ilma selleta, et ei oleks meil vahvat tiimi, kus on väga töökad naised, Anu Ingrid, Marju Eeva ja Merli ja meil on ka väga palju vabatahtlikke abilisi olnud kõigi nende aastate jooksul, kes on aidanud siis pileteid rebida, kes teinud cateringi artistidele, kes neid saatnud, kes siis raskeid asju tassinud, tehnikat ja nii edasi. Aastate jooksul on Jatskarel olnud ka väga palju toredaid toetajaid, mõned on väga pikka aega meiega olnud, mõned on lühemat aega olnud, aga mul on hea meel, et meie vahel valitseb tõeline koostöö ja sõprus ja kõik need toetajad, nende firmad, nende asutused, seal on palju džässisõpru, kes on meie publiku hulgas, kes tunnevad rõõmu samamoodi sellest, mida me ühiselt teeme. Festivalil on alati tööd kuhjaga ja paistab, et see töö nagu ei lõppe kunagi otsa, aga sellest tööst omakorda sünnib rõõmu, emotsioone, tundeid, mis jäävad aastateks südamesse, nii et mul on väga hea meel meenutada ka mõnda varasemat festivali. Kui ma mingi asja peale mõtlen, siis mul tuleb see muusika kõrvu ja need muusikute ilmed ka silmade ette ja kuidas see kõik oli. Et alati tuleb nagu edasi minna, aga mingid toredad pildid ikka eelnevast ajaloost jäävad meid saatma. Aga põhiline, mis meid jääb saatma, on ikkagi hea muusika ja usk, et
kõik areneb, läheb paremuse poole ja see rõõm on meiega, see rõõm on publikuga. Jatskar 25. Aasta 2014. Kuulsite viimast saadet sarjast Jatskar 25. Kohtumiseni Jatskarel!